Käesoleva aasta 21. juulikuu päeval kõlas Põlvas kõikjal lõõtspilli muusika ja nimi August Teppo. Rahvusvahelisel harmoonikapillipeol said kokku ligi 70 Eestimaa lõõtsameest naist, et mängida koos kuulsa pillimeistri auks ja rõõmuks suurimas lõõtsaorkestris. 29. augustil 1875 sündinud August hakkas pilli mängima 8-aastaselt. Esimese pilli sai ta valmis juba 16-aastaselt. Milles siis seisneb selle pilli erilisus? Eriline võib-olla on kõige rohkem sellepärast, et Eesti rahvas on ta väga omaks võtnud. See on kõige suurem selline omapära, et ta rahvale meeldib. Ja et August Teppo just leiutas selle pilli välimuse, ornamentika. See häälestus on muidugi kahepoolne häälestus, see on muidugi varasemast aastatest, on ka Austriast, ma ei tea, kust see on tulnud küll, aga seda ma ei ole veel uurinud. Aga Teppo asja ma olen väga palju uurinud ja Teppo kohta mul on isegi ka mõningaid fakte või andmeid, et mida ma muidugi veel rääkida ei saa, et nad on praegu oma teada, aga kui ma sellest räägin, siis tuleb võib-olla pahandust natukene mõningad inimesed võib-olla solvumad minu peale, aga siis parem praegu veel ei räägi, teeme need faktid täiesti kindlad kinnitused, siis võib sealt vabalt rääkida. Aga August Teppo oli igatpidi tubli mees, et ta üldse sellise pilli meie eestlase jaoks leiutas. Aga teine tähtis mees just ka Põlvamaal oli, kes selle pilli just kuulsaks mängis. Ega ta võib-olla ei olekski nii kuulus olnud, kui ei oleks olnud Karl Kikast. Kikas oli see mees, kes mängis selle pilli Eesti rahva südamesse. Ja siis kunagi olid ajad, kui Vikerraadios oli alati 16.40 need rahvapilli saated. Igasugune töö jäeti pooleli ja mindi ainult neid kuulama. Ka tänapäevale sellest väga palju räägitakse. Kikas oskas sellest Teppo valmistatud lõõtspillist välja võtta sellise maneeri või stiili, mis just Eesti rahvale väga südamesse läks. Et igasuguseid stiile mängitakse ka tänapäeval, aga just see Karl Kika stiil, mida ka tänapäeval räägitakse sellest, see oli just see kõige omasem asi selle lõõtspillile, et ta oskas nii optimaalselt. Ta ei pakkunud üle oma trillerite, oma võtetega, mida tänapäeva nooremad kasutavad ja teevad seal. Las teevad muidugi, aeg läheb edasi ja asjad muutuvad. Aga Kikas oli see mees, kes nii optimaalselt kasutas ja oskas välja võtta need trillerid ja võtted, mis just pillile sobisid ja pilliloole ka sobisid. Et ei olnud üle pakutud. Ma olen alati noortele ütlen, et me võime teha, ütleme, suppi või kartulisalatit, et paneme sinna igasugu asju sisse, aga sa süüa kõlbab. Et optimaalselt peab igad asju olema, siis ta on kõige parem asi.
ta need korpus on puust tehtud ja puuraamidega lõõts, papp on sinna pandud ja seal on siis ääleplokid, äälerauad, on plokkide peale pandud ja nii see pill koostööb, ega seal midagi imeasja sees ei ole, et mis ise mängib. Imeasja ei ole küll, lihtsalt 3500 detaili tuleb täpselt valmis teha ja siis õiges järjekorras kokku panna. Aga miks ja kuidas? Huvi ja meistrilt küsimisi jätkus õpitoas ka õrnemas soost pillimeistritel. Noh, kui nüüd pilli tegema hakata, kasepuit on vaja tekitada sellised raamid, 4 sellist, 17 sellist. Ja seda raami saab, raamid liimibki siin rakisedes kokku. Niimoodi liimib pool poolega. Nii, ja kui selle paki kokku liimib, võtab uuesti välja ja siis liimib need papid vahele. Papid keeran siin vastava rakisega, ühtepidi siit veel niimoodi, lõikan õige mõõduga nurk ära ja siis liimin nad siia. Elektrotehniline papp kutsutakse vanasti elektrimootorite mähiste vahele pandi, mida nüüd kahjuks ei ole enam saada, nüüd pannakse teist materjali. Ja kuskilt muidugi saime ja nüüd saame teha. Ja sellised liimib siis need papid siia, siis liimib järgmise raami niimoodi rakise sisse. Ja niimoodi kõik 17 vaheraami, 18 rida papiringi. Ja kui see on valmis, siis saab selline asi on nüüd sealt välja tõsta. Siia siis liimitakse nurganahad, noh, on pillitehasest tellitud. Neid nagu ise siis nahka nagu ei saa, käib siia vahele. Näidis on siin üks, et selline ja kõik need read. Nii, ja kui need on valmis, muidugi neid suuri raami oli 4 tükki, 2 tükki on nüüd olemas, liimib vineeri, poleeritud 6 vineeri siia nende 2 raami peale. Siis lõikab, freesib siia soone sisse, siia käib muidugi spooni riba veel enne, et tõsta seda raami natuke sellest kõrgemale, et kui sellele vahele seal lähevad veel plekid ja siis on nagu ühekõrgune. Ja nöörkant on selline, liimib 2 valge ja musta puidu nagu vaheldumisi kokku ja lõikab 45 kraadi all sellised ribad, mis liimitakse siia sisse ja pärast liivid kõik nagu ühte tasa. Nurgaplekid paned ka ära, et liivid kõik nagu koos pärast tasa. Nii, ja on see pool ja teisel kaanele muidugi täpselt sama lugu. Nii, ja siis on vaja teha sellised passi nagu pakud, mis käib siia nagu alla. See klots peale, see veel peale, siia on ka nöörkant pandud nagu iluduseks ja siia käib nagu nimesilt siis minul nagu sisse siia. Ja klahvid on messingplekist 1 millimeetri paksused ja tuleb sellised välja võtta, teha. Ja painutada siis vastava nurga alla, et ta liibuks pärast ilusti, see on nagu õhuklapp siin. Tavaline plekk on tahvel, eks ole, ostame sellise pleki ja need on nagu siis joonistad peale, lõikad välja ja need painutad ära ja siis on vastavad rauad on, siin ise on tehtud, aga põhiraua, nende löömise raua arsenal on nagu Eino Tartessel, kes laenab alati lahkelt ja siis nendega. Ja teisele poole, nüüd siia poole on klaviatuur, mul on siin üks vana näidis, et uued on praegu tegemisel, nii et klaviatuur käib nagu siia. Siia sisse käib muidugi veel vineer, kus on need augud, kus on klapid on nagu peal, sellised klapid, ja siis siia nuppu vajutad, siis saab need augud järjest üles. Nii et on tegemisel.
ja siis, aga siia sissepoole selle vineeri peale käivad sellised hääleplokid. Noh, siia sisse. Nüüd kaldu natukene sissepoole, 2 tükki siia, 2 sinna. Nii et need on praegu siin toorikud, mis on tegemisel nagu. Ja siis muidugi see ornamentika värk jah, et ongi nüüd vahelöötsale käib nagu sellised vitsad ja otsaplekid on, nurgaplekid on sellised, mis on Heino Tartessel jälle stants, millega see ots välja lüüa ja siis ja muster ka peale ja naelaaugud, mis on muidugi vaja hästi täpselt puurida, et ta kõik see rida oleks nagu õige püüda saada. Et see on nüüd selline hästi täpne töö, et vastav rakis, et torkad otsa nagu sisse, läbi metallil lased need augud sisse ja märgid selle otsa ära, et see ots saab nüüd täpselt siia, kui selle ära keerad. Muidu kui ära vahetad, siis võib-olla sa ei ole nii täpselt keeranud, natukene nii on naelarida läks. Ja mis siis veel? Ja see on rakis, millega, kus nagu tinutatakse see toru siia taha, et ta nagu täpselt see oleks nagu samasugune nagu see. Ja siis käib vilt ja nahk. Nii, klahvid klaviatuurile, ise pead lõikama siit välja tooriku ja siis käsitsi kõik lihvid nagu välja, et ta täpselt nagu istub, et siin üks klahv pead siit ülevalt sisse ajama klahvi, siis siin vahel on liigend ja teisel pool on traat, kus klahv külge läheb ja nii et see peab olema suht täpne asi, et ja küllaltki selline aega nõudev tegevus. Ja vedrud alla täpselt niisama keerad ise ja vedru keeramiseks on ka sellised rakised. Paned vedru vahele, keerad mitu ringi vaja on, pingeid ja värke. Nii ja siis ongi, siin on nüüd 2,3 millimeetrit see raam siin sees, et siis puurid 0,8-lisega nüüd see augu ette siia, paned selle peale muidugi selle ja siis puurid augu ette, lööd naela niimoodi läbi ja et mina teen teda põhimõtteliselt päevast päeva ja teen ka kuskil 3 kuud. Et läheb ikka ära jah. No eksimist väga ei tohi nagu teha, siis on materjal nässus ja kui on pink niimoodi seadistatud ja siis nagu on, aga päris käe vahel teha, jah, siis on karm. Nagu vanasti tehti päris käe vahel ja olid ka ilusad, nii et mehed olid vist kõvemad. Aegade jooksul on meistri- ja pilliõppe toimunud põhiliselt sugulusliini pidi. Täna aga annab Põlvamaa mees Heino Tartes tasuta head nõu ja õpet kõikidele huvilistele.
kui mul on oskused ja ma suudan õpetada, miks siis mitte. Ma olen tundnud selle õppuse vajadust ise enda nüüd arendamiseks ja pillimeisterdamiseks, aga kõik tuli ise nagu suurjagu tuli leiutada ja see oli muidugi raske ja läbi pisarate, eks mõnikord sai asjad ära visatud, millest oli nii kahju, aga valesti tehtud, midagi teha polnud. Ja see on ka tore, et siin Põlvamaal on olnud läbi aegade väga palju pillimeistreid. Ei ole ühtegi ajastud olnud, kuna ei ole olnud siin pillimeistreid. Et see on nagu käinud, muidugi ta ei ole nüüd suguvõsati või isalt pojale edasi antud, aga ta on olnud Põlva siin Kihelkonna maakonna peale kogu aeg on need asjad tegevuses, et pilli on valmistatud. Kõigile, kes nüüd koolis käivad, et ma olen nüüd kursusele või me olen nimetanud seda kooliks, no olgu ta siis kool. Ta ei ole mingi ametlik kool, ei ole muidugi, aga et kui inimene tahab, siis ta saab. Ja muidugi eeskujud peavad olema. Näitame talle lihtsalt võttekesed kätt ja ta peab oma käe peale edasi minema, ega meiegi kellelgi tarkust pähe ei suru, ei sunni, ise tahavad ja tulevad toime väga hästi. Ja minu arust sellist koolitust ja kursust mitte kuskil Eestimaal üldse polegi. Ja imestavad, paljud imestavad, miks just meil on, et küsivad, mis see kursus maksab. Me oleme kõik tasuta teinud. No. Aga see tänu tuleb meile nendest koolis käijate südametest ja silmadest, ta särab mulle pärast õhtul ta kodule, ta särab silmadest. No kuidas? See on kõige suurem tasu selle töö eest. Igatsen ma ükskõik, palju rändan ja käin. Ma tean, et mind ootab siin Karine rand, mu rahutud lained ja väin. Alati tagasi igatsen ma ükskõik, palju rändan ja käin. Ma tean, et mind ootab siin Karine rand, mu rahutud lained ja väin. Minu aast on küll ainuke koht, kus nii laiapõhjaliselt see asi on nüüd ise kasvanud välja, ega me ei ole vägisi keda kohale kutsunud, ainuke häda veel on, et ikka pille veel ei jätku, ei ole lihtsalt teha. Ma olen ka mitmeid meistreid muidugi välja õpetanud ja see on, tulemus on võrratu, mis selle lõõtsaga on juhtunud. Küll meil on üle 50 on nüüd huvilisi nüüd läbi koolis olnud. Meil on siin muidugi halb kool, sellepärast, et 5 aastat seda kooli saab nüüd, 5 aastat saab kooli algusest mööda, kuna me esimest korda kokku saime, aga kõik jäävad nagu istumat. Ei taha koolist ära minna? Ei taha keegi jäära, kõik on. Ja aina tahavad juurde veel tulla. Ja siis ma olen propageerinud seda asja, et ka mujal, nüüd on Põltsamaal juba algatati ja Viljandis oli jutuks, et võivad ka nemad algatada seal ja Tallinnas ja miks mitte, miks inimene peab nii kaugelt nüüd Põlvasse käima, et las teevad.
mul on nüüd valmis saadud juba 34 pilli. Võib-olla järgmiseks harmoonikaks. Muidugi mul on abilisi, ega ma ei ütle, et mina üksinda nüüd teen. Sõbrad aitavad. Et võib-olla järgmiseks harmoonikaks võib-olla kuskile 50 alla jõuab välja äkki. Et siis kas veel jõuab nii kaugele, et neist aitab või ei oska öelda. Kindlasti ta võiks olla Eesti nogi ja sellepärast ta on omapärase kujundusega ja ornamentikaga. See on, mida me võime veel pakkuda. Ma olen välismaaldel, kus ma olen käinud, siis alati on kinni peetud ja kui mul on pill käes olnud, et näita seda ilusat asja, mis meil käes on ja olen ka loenguid pidanud, siis alati öeldakse, et tõstke see Eesti pill hästi kõrgele, et see on nii ilus vaadata ja siis, kui sellest pillist veel räägid ka, siis mis see veel paremat asja olla saab. Kõigil ütles, et kadedust ei tohi olla. Anname edasi asjad. Mõni mõtleb, mulle on öeldud, et äkki tuleb pillimeistreid nii palju, et pillimeister jääb, nüüd ei tule nõudlust, ei jääb tööta, nagu ütelda. Ma tead, seda pole kunagi olnud, et pillimeistreid on nii palju olnud ja vist ei tule ka, et neid on palju. Kuidas saab lõõtsa sisse see omamoodiline kõla? No nagu öeldakse, paljud on ütlenud, et iga meister paneb ikka oma armastuse või oma hinge paneb pillile sisse, ilmselt ta nii on.